Manu, sa oled nii pikka aega olnud nii kuulus kokk, kas tõesti oli see sul esimest korda elus käia Hoidiste konkursil? Esimene kord, me ei ole veel käinud, õige. Ja mis tundega sa täna siit ära lähed? Positiivne tunne, üllatus ka. Mis sind üllatas? Üks on magus, üks on soolane. Mõlemad üllatas, see balansi, see maitse. Ma mõtlesin nagu vanasti oli 20 aastat tagasi oli nii hapukuseks marinaad oli palju, aga tänase päev ei tee rohkem. Nii, Merike, sina oled Saaremaa Delifoodi esindajana siin. Ütle, kui sa magusaid hoidiseid maitsesid, kas tekkis vahel ka tunne, seda oleks hea vaat selle või selle jogurtiga süüa? Ja tekkis, mitu mõtet tekkis, et minul oli väga suur üllatus, et ma tulin siia ja sellise mõttega, et tavalised hoidised on, aga väga palju üllatusi oli. Mis oli sinu lemmiküllatus? No mulle meeldis magusatest kõige rohkem ebaküdoonia siirup, mis on ilus, kasulik ja väga huvitav ja ebaküdooniat eriti ju ei osata kasutada. Toomas, see on 8. kord, kui me teeme seda Hoidiste konkurssi. Ütle, kas sind midagi suudab veel üllatada Hoidiste juures? Ma arvan, et iga aasta suudab üllatada, et siin on perenaised kõvasti vaeva näinud ja improviseerinud. No improviseeri meile, ütleme 3 näidet, mis sind üllatasid. Mulle meeldis näiteks pihlaka hoidis, vist oli kreegi või ploomiga, mingi luuvili oli, kus pihlakatel ei olnud see tavapärast mõrkjust näiteks. Siis üks tsukiini hoidis oli, kus oli tsukiinid ära korjatud ja nad olid suuruselt umbes nagu pöia all, ehk et ei olnud lastud üle kasvada, mis on hästi traditsiooniline viga minu arvates meie köögile kasvatajatel. Ja küüslaugu õied marineeritult, et ma juba mõtlesin, et ma tunnen ühte küüslaugu kasvatajat, et ma lähen talle varsti rääkima, et ta peab oma põllu õitest tühjaks korjama. Ütle, kuidas saada noori inimesi hoidistama? Ma ei teagi, mis see esimene vastus nüüd peaks olema. Esimene vastus on see, et nad peab vanaks saama. Võib-olla nad peaksid aru saama, et see ise tehtud toit on ikka oluliselt maitsvam kui see poevärk. Just, sina oled käinud koos Toomasega Hoidiste konkurssi tegemas ka Lääne-Virumaal. Kui sa võrdlen nüüd 2 siinset ja sealset, kas on ka erinevusi? On kindlasti erinevus, on sarnasusi, on erinevusi. Üks erinevus on see, et ma ütleks, et seal on tekkinud mingi tšillivabariik näiteks, kus ma arvan, et vähemalt 10 toodet olid nagu tšillised ja mõned väga tšillised ja teadlikult kasutatud juba erinevaid tšillisi ja astmeid ja täitsa nagu kuhugi teise vabariiki oleksid sattunud. Aga veel erinevusi, ma ütleks, et tegelikult mulle siit tuli isegi rohkem üllatusi täna välja. Nii, sa olid magusate peal, kuidas on siis lood nüüd suhkruga ja magususega? Suhkruga on muidugi natuke nukrad lood, et moosi suhkruga on ikkagi kuidagi jube suur sõprus paljudel inimestel. Et kui ma leian, et purgi peal on kirjas moos ja mu plastiklusikas murdub ära, kui ma ta sinna sisse panen, siis järelikult on seda moosi suhkrut nagu natuke paljuks läinud. Oli paar toodet, kus on kirjutatud peale tarretis või marmelaad ja ma saan ka aru, et ma saan sealt kuubiku välja võtta, väga aus asi, aga proovime natuke selle moosisuhkruga piiri pidada. Arri, sa ütlesid, et sinu ema oli kõva hoidistaja. Ütle, kas sa täna siin leidsid oma ema hoidiste maitseid? Ma päris vist, kui ausalt öelda, ei leidnud, sest et väga palju on uusi maitseid tekkinud ja isegi ma ütleks niimoodi, et rahva maitse võib areneda, et jah, üks maitse on see, mis on su vanaema ja ema tehtud, teine maitse on see, et tuleb järjest rohkem meie toidulaud nagu läheb rikkamaks ja Kas on sul esmakordne kogemus vastupidavust testi teha siin? Põhimõtteliselt on küll esmakordne, aga sellest väga maitsev kogemus.